kui ma ei eksi, siis mingid ajad tagasi vähemalt, kuskilt ma olen kuulnud, oli selline Jumala ootamise liikumine, kui lihtsalt oodati issandat. Tuldi kokku ja lihtsalt oodati. Enne ei räägitud midagi, kui issand tõesti oli rääkinud. Ja tegelikult eks meil ole seda vaja. Eks me oleme harjunud täitma kõiki neid tühimikke või selliseid vaikseid hetki ikkagi mingisuguse häälega, mingisuguse tegevusega ja meil on raske jääda kuulama. Ja isegi siis, kui me läheme metsa vahele jalutama, kus võiks lihtsalt nautida seda kõike ilu, mis on meie ümber ja olla tänulik oma südames ja nautida issandaga koos olemist. Paneme ka midagi siia kõrva ja me ei julge jääda vaikseks. Aga tegelikult vaikuses on midagi, mis on niivõrd eriline. Kas sa tead seda kirja kohta, mis ma püüan selle leida endal praegu siit? Paljud teist loevad piiblit siit. Mina ka aeg-ajalt siis, kui kirjasõna ei ole, ma üritasin muutuda selliseks kaasaegseks pastoriks ja ka asjad siia ja lugeda siit ja kõik see. Ma ei tea, mis asi on, aga ma ei saa. Mu vaimu sees lausa kisendas. Ma tahan lugeda, ma tahan näha, ma tahan keerata lehti ja kõik see. Ja see on tegelikult väga hea, aga mul on siin mõningad asjad kirjutatud. Ma kohe püüan leida selle üles. Aga las ta olla, tegelikult ma ütlen selle peast. Mattuse evangeeliumis 6. peatükis, seal kus Jeesus räägib, teate, et kui te palvetate, siis mida me peaksime tegema? Minema oma kambrisse, sulgema oma ukse ja palvetama Jumala poole, kes on salajas. Ja Jumal, kes näeb salajasse, tema tasub sulle. Ja see üks tõlge ütleb seal nii toredasti, minust niivõrd hästi. Minna sinna salajasse paika ja meil kõigil peaks olema see paik ja jääda vaikseks, vaikida. Ja tead, ma arvan, et tänapäeva inimestel, minuga kaasa arvatud, on see raskus jääda vaikseks ja olla nii piisavalt vaikne, et kogu tähelepanu läheb minu vajaduste pealt, minu probleemide, minu võitluste, minu igatsuste, minu asjade pealt. Sest tihtipeale me tuleme Jumala ette, me tuleme oma agendaga, me tuleme oma vajadustega, oma probleemidega ja kõige hullem on see tegelikult, mida ma olen ka enda elus avastanud. Ma lähen Jumala juurde siis, kui mul on probleemid, kui mul on vajadused. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes, kui vaadata Jumala poolt, siis oleks nagu tema ära kasutamine. Ma tulen ainult siis, kui minul on midagi vaja. On ju? Aga seal öeldakse niimoodi, et tulge sinna salasse paika, jääge vaikseks nii kauaks, kuni teie tähelepanu läheb teie enda pealt ära Jumala peale. Amen. Ja tead, mis asja ma olen avastanud, et kui Jumal lõpuks tõuseb sinu silmad ette ja ta on see, kes tema ütleb ennast olevat, siis äkitselt need kõik olulised, võib-olla rasked asjad, mis tundsid olevat mäekõrgused, nad äkki taanduvad imepisikesteks. Sest äkitselt sa oled kokku saanud Jumalaga, sa näed tema au ja tema ilu. Ja tead, meil võtab aega inimestena eriti tänapäeva ühiskonnas, kus me oleme ümbritsetud nii paljudest asjadest, mis haaravad meie tähelepanu ja võitlevad. Meie tähelepanu pärast võideldakse. Ja see on meie asi. Jumala sõna, et me peaksime valitsema oma elus õigete kuningate kombel. Me peaksime valima, kellele me anname oma tähelepanu. Amen. Kas Jumal on sinu südame igatsus ja rõõm? Kas tema on see, kes paneb su südame põksuma ja toob helevuse sinu südamesse? Kui see on nii, siis on väga hea. Kui see ei ole, siis me peaksime oma südame üle vaatama. Amen. Tänu Jeesusele. Lihtsalt olla tema ees vaikselt ja lasta oma tähelepanul minna tema peale. Ja tema saaks võtta meie eludes selle koha, mis kuulub üksnes temale. Ja siis kõik need probleemid leiavad lahenduse. Amen. Siis äkitselt pimedus su ümber muutub valguseks. Amen.
Ja see on tegelikult kogu aeg seal olnud. Lihtsalt mina olen olnud kuidagi vales kohas. Ma olen olnud seal, kus Jumal on. Aga vaikseks jäädes ma otse kui liigun sellest, kus mina olen, sinna, kus Jumal on. Kui ma jään vaikseks, kui ma panen maha kõik, oma õiguse ka, oma teod, millega ma üritan ennast nagu rehabiliteerida Jumala silmis. Kui ma panen selle kõik maha ja see kõik kukub maha, siis Jumala vaim võtab ja ta juhib mind sinna, kus on Jumal. Ja seal ma näen asju täiesti teises perspektiivis. Täiesti teises perspektiivis. Amen. Ma tean, et me oleme harjunud, eriti Eesti mehed on sellised ja kindlasti naised ka. Me peame ise hakkama saama. Eestlased on juba kord ju niimoodi olnud, et väike rahvus, kuhu iganes nad läksid, nad töötasid ennast üles. Nad said hakkama. Ja mina olen samamoodi üks Eesti mees, üks Eesti meeste seast. Ma saan hakkama. Ja tead, Paulus oli võib-olla selline mees. Ta ütles, et tal oli 3 perioodi tema elus, kus ta oli väga sügavas kriisis. Ja ta nendel perioodidel vähemalt 3 neist ta hüüdis Jumala poole. Issand, võta see minult juba ära. See võitlus, mis tal oli, no seal nimetatakse vai tema ihus. No ma ei tea, ma arvan, mis see, midagi oli, mis tõi sellise tõsise kriisi tema ellu. Selle üle on arutletud ja mul on oma mõtted nendega, ma ei lähe sinna. 3 kriisi tema elus, tugevat kriisi. Ja 2 korral ta ei kuulnud, ta ei suutnud vaikseks jääda. Ja 3. korral ta kuulis midagi Jumalat ütlemas. Ja see oli see, minu vägi saab sinu nõtruses täie võimuse. Ja ma kujutan ette, kui see sõna jõudis Pauluseni, see andis talle armu lasta lahti kõigest kontrollist. Ma arvan, et kuni sinna maani ta üritas kontrollida oma elu. Piibel ütleb näiteks selle vaia kohta, et need on võõrad rahvad meie ümber, kes tekitavad meile probleeme. Me teame, et juudi kristlased, me teame, et juudid kiusasid Paulust taga, kuhu ta iganes läks, seal nad põhjustasid probleeme. Ma ei tea, mis see oli, mis põhjustas Pauluse kriisi. Võib-olla oli see igatahes äkitselt. Ta julges kõigest lahti lasta. Amen. Ja olla nõrk. Amen. Minu vägi saab sinu nõtruses täie võimuse. Amen. Ma tean, et Jumalal on kontroll selles kohas. Jumal valitseb selles kohas. Amen. Meil oli hiljuti üks meesterahvas koguduses ja nii tore oli kuulata ühte sellist mõtet. Kuidas me teame, et Jumala ligiolu on siin meie keskel? Kuidas me teame? Kui Jumal tuleb kohale, siis asjad ju muutuvad. Midagi ei jää enam samasuguseks. Kui Jumala ligiolu on siin, midagi ei jää enam samasuguseks. Aga see probleem on see, me tuleme siia, aga me ei ole siin. Timo Ligel on üks laul. Olen siin, su allika, ma kummardan, et juua siin. Ma olen näinud enda elus avastanud, ma ülistan Jumalat, käed on üles tõstetud ja ma ei ole siin. Ja ma saan aru, et ülistuses, kas või selles ülistuses, kus me oleme koos ja me laulame Jumalale, tegelikult see kõige olulisem moment on see, unustada ennast ära ja olla teadlik. Tema on Jumal. Tema on Jumal. Ja ta on siin. Ja mitte miski muu ei loe. Sellest on piisav. Kuidas me teame, et Jumala ligiolu on siin? Ma usun, et kui Jumala vaim tuleb kohale, kui Jumala au on lähedal, sa võid seda tunda kogu oma olemusega. See on kindlasti. Aga mõnikord on vajalik ka lihtsalt see, sa võib-olla ei tunne mitte midagi, sa tuled oma arginädalast, see on olnud suht segane, seal on igasugused asju olnud ja sul on nagu raske lahti murda sellest. Sa tuled siia, sa jääd vaikseks ja on üks mõte, millel on hea mõelda. Jumal ütleb ka, kui sa tuled Jumala juurde, siis usu, et tema on, et ta tasustab neid, kes teda püsivusega otsivad. On üks mõte, kus 2 või 3 koos on tema nimel, seal on tema meie keskel. Kuidas ma tean, et Jumala ligiolu on siin?
kus 2 või 3 koos on tema nimel, seal on tema meie keskel. Aga ma ei tunne seda. Ma armas sõber, ära lase ennast juhtida oma tunnetel. Mitte need, et tunded oleksid halvad, aga see algab sellest, kus ma saan aru, me oleme siin. Me oleme tema nimel. Vanas testamendis öeldakse niimoodi, kus 2 või 3 koos on ja Toora on nende keskel, ehk käsuõpetus, seal on Jumal nende keskel. Uues testamendis öeldakse, kus 2 või 3 koos on tema nimel. Amen. Kui paljud teie seast on tulnud tema nimel? Oleme tulnud tema nimel. Mida Jumal on tõotanud? Ta on nende keskel. Kas ma tunnen seda või tunne, aga pane tähele, kui sa jääd väikseks ja sa tõstad oma silmad ja oma mõtted selle sõna peale, ta on mine keskel, ta on siin, ta on siin. Sa hakkad märkama üsna pea, et midagi hakkab muutuma sinu elus. Et probleemid, et raskused, võitlused, see läinud arginädal, mis on nagu koorem sinu seljas, ei omanda enam sellist mõju sinu elu üle. Ma olen siin. Amen. Ma olen näinud, kuidas niimoodi Jumala ligiolus olles, kuidas asjad minu elus, mis on tühised, nad lihtsalt nagu kaovad kuhugi tausta ja asjad, mida Jumal rõhutab, äkitselt tulevad esile. Ja ma mõtlen, kuidas ma seda ei näinud? Sellepärast, et ma olin niivõrd hõivatud oma elu elamisega. Selle asemel, et teha seda koos Jumalaga, lasta Jumal ennast täita ja varustada ja käia koos Jumalaga. Ma pidin hakkama saama. Ma pidin tõestama, et ma olen tubli, et ma saan hakkama, et ma olen väärt Jumalat, et ma olen väärt tema väge, ma olen väärt tema õnnistusi. Jumal ei vaja sellist tõestamist. Amen, Jumal vajab, et me jääksime vaikseks. Ja ma arvan, et täna üks selline mõte on see, Jumal kutsub sind ka jääma vaikseks, leidma neid vaikseid hetki koos Jumalaga. Amen. Väärtustama seda. Lausa isegi nautima seda aega. Amen. Kus ei ole minu vajadusi, kus ei ole isegi minu probleeme, vaid kus olen mina ja tema lihtsalt kahekesi. Amen. Kas sa tead, ma lähen nüüd selle mõtte juurde, mis mul südames on olnud. Ma olen püüdnud mõelda, kuidas seda küll tuua, aga seal on see südame roll on väga tähtis. Ja Jumala sõna ütleb Jakobuse kirjas 1. peatükis, ütleb nõnda, et kuidas ta ütleb? Vaatame. Jakobuse kiri, 1. peatükk. Ja kus meil siin on Jakobus? Võtame igaks siit abivahendid ka. Teadke, mu armsad vennad, et iga inimene olgu kärmas kuulama, olgu pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Mida olgu iga inimene kärmas tegema? Kärmas kuulama. Mida on kuulamiseks vaja? Ütle üks asi, mida on vaja kuulamiseks. Hei, oleme siin. Mida on vaja kuulamiseks? Mida on vaja teise inimese kuulamiseks? On vaja kõrvu. Jaa. See on seotud meie kuulamisega, on ju? Amen. On vaja jääda vaikseks. On vaja jääda vaikseks. Kui paljud teie seast on näiteks suhelnud kellegiga, võib-olla üritanud lahendada mingisugust erimeelsust kellegiga ja sa üritad kuulata, aga selle asemel, et kuulata, sa juba valmistad vastulauset. Paljud teie seast on niimoodi. Ja siis sa ei suuda ära kuulata selle inimese lause lõppu, vaid enne kui ta lõpetab, sa juba lõikad sisse. Paljud teie seast on olnud vahelesegajad. Ma olen olnud suur vahelsegaja. Ma ei suuda ära kuulata. Ja tead, see, et ma segan vahele, see näitab mind, ma ei kuula. Ma ei kuula. Ja tead, mis on vaja selleks, et kuulata päriselt, inimest on vaja jääda vaikseks. Ja püüda tulla oma seisukohtade pealt selle inimese seisukohtade juurde. Püüda kuulata ja selleks, et tulla selle inimese seisukohtade juurde ja näha asju tema perspektiivist, ma pean esitama talle täpsustavaid küsimusi. Kas see on see?
Kas see on see, mida sa ütled? Kas ma saan õieti aru? Selle asemel, et valmistada vastulaused, kas ma sain õieti aru? Me oleme olnud abielus oma abikaasa 35 aastat, 36 jookseb ja tead, ma siiamaani õpin kuulama. Siiamaani. Ja ma olen hakanud õppima seda, et ma küsin tema käest, kas ma sain õieti aru. Täpsustavaid küsimusi. Ja tead, mis on üks huvitav asi? Kui ma loen Jumala sõna, siis ma ei tea, kuidas on sinuga, aga kui ma loen Jumala sõna, siis on hea lugeda loomulikult, teha seda nagu järjepidevalt, lugeda terve piibel läbi. Jumala sõna on kasulik õpetuseks, noomiseks, parandamiseks, juhatamiseks. Kui sa loed Jumala sõna, just äsja kuulasin siin, et härrasmees ütles, et ta nõudis vanaema käest omale piibli ja ta luges piiblit ja see piibel, Jumala sõna lugemine tegi ta terveks. Nii, see on hea. Aga tead, mis ma olen tähele pannud, kui ma loen Jumala sõna, siis ma näen, et minust sees tulevad esile küsimused. Mida see tähendab? Mida ma just praegu lugesin? Kuidas see mõjutab minu elu? Kas see on see, mida Jumal ütleb siin? Ja tead, mida ma saan aru? Et see on Jumala püha vaim, kes õpetab mind kuulama, mida Jumal räägib. Amen. Esitades küsimusi. Amen. Ja ma esitan need endale. Ja kui ma esitan küsimus, on ju selline ütelus, üks hea küsimus on juba pool vastust. Ma esitan Jumal ja ma küsin otse, kui ma pean 2 vestlust püha vaimuga, Jumal, kas see on see, mida sa ütled? Kuidas see minu elu puudutab? Kuidas see minu elu valgustab? Mida see minu jaoks tähendab? Amen. Sest see on ju minu jaoks, see oli kiri minu jaoks. Amen. See on selleks, et kuulata. Amen. Kui ma vaatan Vana Testamenti, siis ma näen, et Iisraeli rahvas põrkas kogu aeg sama probleemi otsa. Nad otsega ei saanud aru, mida Jumal rääkis. Nad kuulsid, aga see ei jõudnud nende sisse. Ja tead, mida ma vaatan? Ma vaatan täna koguduse peale ja oma elu peale ka. See, et minu elu on selline, nagu ta võib olla, mitte selline, mis oleks kooskõlas Jumala sõna ja Jumala südamega, siis ei ole mitte Jumala probleem, vaid see on see, et ma ei ole kuulanud. Esimene tingimus kuulamiseks on jääda vaikseks. Amen. Jääda vaikseks ja kuulata ja küsida. Küsida selleks, et aru saada. See küsimine paneb sind tegelikult ka ühte nõtra kohta, kus sa ütled tegelikult, ma ei tea kõike. Inimesed, kes on käinud koos Jumalaga aastaid, suured nii-öelda Jumala mehed ja naised, ütlevad, mida edasi läheb, seda vähem ma tean. Ja see loob tegelikult eelduse, et üldse vastu võtta. Hiinlastel on üks selline tähendamis, selline sõna nagu, et karikas on liiga täis, loksub üle, et midagi vastu võtta. Ehk see tegelikult ole ka meil. Jumala sõna ütleb, kes te olete targad, saage rumalaks. Amen. Tulge olukorda, kus ma ütlen, ma ei tea. Küsida tähendab näidata oma nõrkust. Ma ei saa aru. Jumal, ma ei saa aru. Kui paljud teie seast mõistavad kogu piiblit? Meil on nii palju küsimusi tegelikult. Ja Jumalale meeldib, ma olen tähele pannud, Jumalale meeldib vastata. Talle meeldib anda vastuseid, rääkida sinuga. Ja ma näen, kuidas isegi lausa see küsimine, see nagu tõmbab teda lähedale. Kui kuskil on keegi, kes on hakanud tundma huvi, esitades küsimusi, Jumal, kas see on see, mida sa mõtled? See tõmbab teda lähedale. See haarab tema tähelepanu. Kõik, kes teda otsivad. Kui ma otsin, siis üks asi, mida ma teen otsin, ma küsin, kus see kadus? Mis oli see koht, kus ma seda asja viimati nägin? Ma esitan küsimusi ja Jumalale meeldib, kui teda otsitakse. Aktiivselt otsitakse. Muuseas, vaikus ja issand otsimine ei ole passiivne tegevus. See on ääretult aktiivne tegevus. See on pressida Jumala lähedale, jättes kõik muu, kõik oma probleemid, kõik oma vajadused selja taha, et lihtsalt
Amen. Pressid ennast Jumala ligiollu, tema lähedusse. Amen. Kuulata. Amen. Ja kui sa vaatad, kui me läheme tagasi selle Vana Testamendi juurde, ma vaatan Jesaajat, Hesekeli, Jeremiat, Aamost, Miika. Kõik nad tegelevad ühe probleemiga. Need inimesed, ma ei hakka minema sinna, aga võib-olla läheme ka. Me vaatame seal, kogudus on väliselt, toimib nagu kogudus. Kõik on väliselt nagu hästi. Inimesed käivad teenistusel, toovad ohvreid ja kõik oleks nagu korras. Aga üks probleem on, nende koguduse elu ei ole kooskõlas nende igapäevase eluga. Ja kui ma vaatan, mis on see probleem, kuidas on sinuga, keegi on öelnud niimoodi, kui kogudus teeks kõige selle järgi, mida nad on kuulnud ja mida nad teavad, mis sa arvad, milline näeks välja kogudus? Milline näeks välja meie elu? Kui me teeksime kõike seda, mida me teame, millest me oleme teadlikud Jumala sõnast. Millised oleksid meie elud? Kas sa tead, et me võime elada enesepettuses? Ja see enesepettus võib olla selles, ma tean ja ma arvan, et sellest piisab. See on nagu mind vabastanud vastutusest, et selle järgi teha. Tegelikult teadmine hoopis toob vastutuse. Jumal küsib ühel päeval, mida sa tegid sellega, mida sa teadsid. Näiteks, selline näide. Jumalas ütleb, kui sa tuled kogudusse, kui sa tuled oma ohvrit tooma Jumala teenistusel ja sulle meenub seal, et su vennal on midagi sinu vastu või õel on midagi sinu vastu, siis mida sa peaksid tegema? Jätma oma Anni ja minema lahendama oma asja oma vennaga või oma õega. Paljud meie seast seda teevad. Kui paljud meie seast võivad vaadata taha ja öelda, seal on õitsev oas. Amen. Jumalas ütleb nõnda, need, kelle tugevus on Jumalas ja kelle mõttes on pühad teekonnad, kui nad lähevad nutuvarju orust läbi, siis see saab olema allikate maa. Nad saavad, amen, see saab olema allikate maa. Amen. Ma olen praegu lugemas ühte Kenneth Hagini raamatut. Ma olen tükk aega lugenud midagi Kenneth Haginist. Nüüd on mul käsil 3 tema raamatut ühe korraga. Mingi aeg, ma ei tea, toimus mingisugune selline, et ma mõtlesin, ma enam ei jaksa lugeda seda usuvärki. Aga nüüd on mul 3 raamatut. Ja üks raamat, mida ma hakkasin teist korda lugema, sest ma avastasin, ma olen täielikult selle unustanud. Täielikult. Ja see on armastus tee võidule. Ja ma loen seda ja ma võtan appikene, kus ma olen olnud. Ma tean seda kõike. Miks ei ole minu elus? Ma olen pannud tähele, kuidas vaenlane on tulnud ja rünnanud meie elus, minu elu ja minu perekonda, meid rünnanud ja saanud meid hoida pidevas sellises lahinguseisundis ja sellega ära kurnanud meie elu selle tõttu, et ma ei ole kuulanud. Et ma olen ära unustanud. Jumala sõna ütleb näiteks Heebrealastele 12. peatükis ütleb nõnda, te olete ära unustanud selle noomituse, mis teile kui lastele ütleb. Mu poeg, mu tütar, ära põlga issanda karistust, sest keda tema armastab, seda tema distsiplineerib. Te olete ära unustanud ja see ei tähenda mitte seda, et te ei mäleta nagu enam või olete ära unustanud, vaid see tähendab seda, te olete teadlikult, te mäletate, aga teie tähelepanu on liikunud muudele asjadele. Te ei hoia seda enam oma silmade ees. Ja ma mõtlen, appikene, ma olen nii palju lasknud vaenlasel endasse ambuda tema tuliseid nooli. Jumala sõna ütleb, valva oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida. Valvata, sest sellest lähtub elu. Ja ma olen ühte asja aru saanud, et see, mille kohta ta ütleb siin, valva oma südant, valva kibeduse eest, valva andestamatuse eest, valva
tigeduse eest, et süda ei saaks olema haaratud, sest sellest lähtub elu. Ja ma olen näinud, kuidas vaenlane on ära saanud röövida minu elu, sellepärast, et ma ei ole olnud valvas oma südamega. Ma olen ära unustanud selle ühe peamise käsu armastada oma ligimest, nii nagu Jeesus armastas meid. Amen, mida see tähendab? Ja lugedes seda raamatut, ma täitsa nagu, kus ma olen olnud? Ma ju tean seda kõike, aga ma olen selle unustanud, sest mu tähelepanu ei ole olnud enam selle peal. Seepärast Jumal kutsub meid kuulama. On üks sõna, mida Jumal ütles Iisraelile ja see on 5. Moosese 6. peatükis ja 4. salmis. Tegelikult ma tulen selle Jakobuse kirja tagasi kohe, aga lähme korra sinna. 5. Mooses 6. peatükk ja 4. salm. Ja see on üks asi, mille Jumal andis Iisraelile ja mis on niivõrd olulise kaaluga ja mida, ma usun, Jumal ka täna on Jumal vaimu läbi rääkimas neile. Täna, kui sa kuuled tema häält, amen, täna, kui me kuuleme tema häält, sul on hästi oluline ka, kui sa tuled koosolekule, siis ma olen täiesti kindel, kõik ei jää sulle meelde, aga tulla koosolekule öelda, issand, ma olen siin, räägi, sest sinu sulane või sinu ümmardaja kuulab sind. Amen. Ma olen siin, et kuulata, mida issand on mulle rääkimas. Aga sellest üksi ei ole piisav. Ja see sõna šma või see palve šma on siin kirjas nõnda. Ja see on 6. peatükis ja 4. salmis. Kuule Iisrael, issand meie Jumal, issand on ainus. Kuule seda. Kuule seda. See tuletab mulle meelde see sama heebrealastele 6. peatüki, kus öeldakse nõnda. Kui sa tuled tema juurde, siis sa pead uskuma, et tema on. Ta mitte ei eksisteeri, vaid tema on. Ja kõik eksistents on temas. Temas me elame, liigume ja oleme. Kui sa tuled, siis tea, et tema on. Ühes kohas öeldakse, jää vait ja tea, et mina olen. Jää pidama, see peaks olema nagu seelaga öeldud, et ma jään pidama, jään vaikseks ja ma mõtisklen. Ma mõtisklen aktiivselt. See ei ole mitte lihtsalt kuule, et kuule seda heli, vaid kuule, mõtiskle selle üle. Lisasime ennem siia, küsi, Jumal, mida sa mõtled? Miks mul on vaja kuulata? Jumal tahab minu tähelepanu. Et sa võiksid mõista ja et siis sa võiksid teha selle järgi, mis on kirjutatud. Küsimus on selles. Sa oled teinud võib-olla täna suure ohvri. Vihmased ilmad tulevad. Täna on 29. Tahaks minna ja lihtsalt veel, võib-olla ei tea, kas nüüd veel tuleb suve, mida iganes. Võtame viimase. Aga sa tegid ohvri. Tulid kohale. Mõned teised ei tulnud. Aga sa tulid kohale. Sa kuuled Jumala sõna. Lähed minema. Mida sa teed sellega? Jumala sõna ütleb meile, tähelda see kiiresti ülesse, mida ma olen rääkinud. Amen. Sellepärast, et see, mida ma olen rääkinud, see võib sama kergelt minna ära, nagu ta tuli sedasi vaikselt. Oled sa olnud olukorras, kus, ma ei tea, mul on niimoodi olnud. Ma olen sellise poolunes hommikul ja ma äkitselt tajun Jumala sõna. See on niivõrd elav. Ma mõtlen, ja mingi mõte ütleb, võta paber, kirjuta üles. See on niivõrd hea. Mul jääb see meelde, ma ei taha, mul on veel padi on nii kallis ja tekk on nii soe. Ja sa ei tee seda järgmine hetk, mõtled, mis see oli? Mis see oli? Ma alles hiljuti me olime Evelini ja Meelisega, me olime ühes palveosaduses ja pärast ma küsin mõned päevad, ikka nädalad hiljem küsin, Evelini, kas sa mäletad, Jumal rääkis midagi meile. Ta ütles, ja see oli niivõrd nagu selge, see nagu andis perspektiivi ja visiooni ja valguse ja sellesse olukorda, milles me olime. Ja ei mäleta.
et Jumal. Jumala sõna ütleb Habakukile, et kirjuta, tähelda need selgesti tahvlitele. Ja seal muidugi on ka teised mõtted. Tähelda need asjad, mida ma ütlen, selgesti tahvlitele, et need, kes loevad, võiksid joosta. Et see oleks arusaadav. Amen. Et Jumal on kutsunud meid jooksma meile määratud võidujooksu. Aga selleks, et joosta meile määratud võidujooksu, me lihtsalt ei jookse ju uisa-päisa. Hakkame lihtsalt siin jooksma, vaatama, kuhu me jõuame. Meil on võidujooks, millel on algus ja millel on siht. Amen. Et me võiksime seda joosta, ma pean saama lugeda, hoida seda oma meeles. Paulus ütleb, ma olen oma jooksmise lõpetanud. Amen. Nüüd on mulle usupärg. Mul on pandud õiguse pärg tallele. Ma olen oma jooksmise lõpetanud. Amen. Ja meil räägitakse jooksmise juures selle ju enda talitsemisest. Amen. Selleks, sest me oleme ju sprinterid. Me oleme pikamaa jooksjad. Amen. Halleluja. Tänu Jeesusele. Nii et siin hakkab see, kuule Iisrael, issand meie Jumal, issand on ainus. Ja siin edasi, kuule Iisrael. Kui sa lähed Jeremiasse, 7. peatükki, Jeremia võtab rahva ette, Jumala rahva ette. Ja seal, kui ma loen seda kirja, siis ma saan aru, et see rahvas käib templis, nad toovad oma ohvreid, väliselt on kõik korras, aga nende elud ei ole kooskõlas, nende igapäevaelud ei ole kooskõlas Jumala sõnaga, Jumala tahtega. Nad tulevad kokku, nad ütlevad, me oleme päästetud, see on Jumala tempel, me oleme päästetud. Aga nad teevad ebaõiglust, nad peavad vihavaenu, nad koormavad oma võlgnikke, nende igapäevaelus on ebaõiglus. Ja Jumal ütleb, mis on sellest kasu? Mis on sellest kasu, kui me tuleme kokku, me kuuleme Jumala sõna, me läheme ära ja see kõik jääb unustusse. Jumala sõna ütleb, et sõna kuulelikkus on parem kui ohver. Amen. See, mida see tähendab sõna kuulelikkus? See tähendab kuulda, mida Jumal ütleb. Kuulda intensiivselt, kuulda pühendunult. Kuulda selleks, et mõista ja selleks, et elada seda, mida Jumal ütleb. Amen. Jumal ei vaata meie probleemide peale läbi sõrmede. Amen. Jumal ei vaata meie võitluste peale, Jumal ei vaata ka nende konfliktide peale, mis meie elus on, mida meie võib-olla peame, no mis siis sellest, tead, väike konflikt, aga see mees või see naine, ta ise noris tüli ja ta oli kuidagi selline riiakas ja nii edasi. Tead, meie elus on olnud, nagu ma rääkisin ka, on mingi aeg, kus on olnud tead niimoodi probleemi otsa, mis oli põhjustatud teiste lausa isegi koguduse liikmete poolt. Ja me mõtlesime, millal see kõik lõpeb. Üks ei ole veel lõppenud, juba teine juba terendab kaugelt. Ja tead, ma sain aru, et tegelikult, kui ma nüüd tagasi vaatan, Jumal katsus mind, kas tema sõna on elav minu sees. Kas ma saan aru sellest, mida Jumal räägib? Kas ma mõistan seda? Kas ma elan seda sõna, mida tema on öelnud? Sest tema jaoks on sõna kuulmine olulisem kui ohver. See, et ma kuulen, mida Jumal räägib. Lähme vaatame siia Jakobuse kirja. Ja siin öeldakse siis niimoodi, olge kärmad kuulama, pikaldased rääkima, pikaldased vihastama, sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge. Võtke tasaduses vastu tema sõna. See on lihtsalt öelda, issand, ma vajan sinu sõna. Ei ole ühtegi, see on, Jakobuse 1 ja 21.
Võtke tasaduses vastu öeldes, et Jumal, ma vajan sinu sõna. Räägi. Amen. Ja Jeremias, 7. peatükis, kus Jumal ütleb, kuulake mu häält. See on see, mida ma olen öelnud. Kuulake mind ainult. Amen. Et te võiksite mõista. Et teie elud võiksid saada muudetud. Amen. Võtke vastu tasase meelega minu sõna, mis teisse on istutatud ja teie hinge on võimeline, suuteline päästma. Meie hing on see, mis vajab päästmist. Me teame, et meie vaim on sündinud uuesti, see on uus loodu, aga meie hing vajab päästmist. Mida mina saan teha? Mina ei saa oma hinge päästa. Ma ei saa oma igasuguseid elumustreid ja asju, mis minu elu tegelikult teevad tihti väga keeruliseks. Ma ei saa neid asju muuta. Aga mida ma saan teha? Ma saan võtta vastu Jumala sõna. Kui ma täna olen tulnud kogudusse ja seal on midagi, mida Jumal ütles mulle, kas või üks lause, üks väikene mõte, sul ei pea kõik meelde jääma, vaid üks mõte, mida ma teen sellega. Selleks, et see võiks jääda mulle meelde, ma kirjutan selle üles. Et kui ma lähen siit ära, siis järgnevatel päevadel ma saan selle üle mõtiskleda. Me kõik oleme usinad, me arvame, et Jumala teenimine seisneb võib-olla selles, et ma pean piiblit lugema järjepidevalt ja korrektselt ja kõik see asi. Aga mida ma teen sellega, mida ma olen lugenud? Mõnikord on võib-olla isegi palju olulisem see, et sa võtad ühe mõtte, mida Jumal on öelnud ja lähed ja mõtiskled selle üle ja mõtiskled selle üle ja mõtiskled selle üle. Amen. Usk tuleb kuuldust. Kuuldu tuleb Jumala sõna kaudu. Amen. See, et sa kuuled, mida Jumal räägib. Ja ka sa tead seda mõtisklemine on tegelikult hästi oluline selleks, et see, mida Jumal on öelnud, võiks saada osaks meie elust. Ja see võiks hakata kandma meie elu, juhtima meie elu, valgustama meie teed, muutma meie käitumist. Amen. Mõtisklemine on ääretult oluline. Jumala sõna ütleb, meie asi on võtta vastu Jumala sõna. Ja Jumala sõnas on piisav vägi. Selles on piisav vägi, kui sa oled selle vastu võtnud, kui sa seda ümbritsed usuga enda sees. Ja selle juurde käib veel üks asi. See on see, et sa räägid seda sõna kuuldavalt välja, mida Jumal on öelnud. Amen. Ja on sellised asjad, mida Jumal on andnud meile kui inimestele, kuidas inimene suudab vastu võtta ja mõista seda, mida Jumal on rääkinud ja seda, et teha seda selle järgi, mida Jumal on öelnud. Nagu mõtlesin, mina olin oma tähelepanu täiesti kaotanud ära armastuse käsu pealt. Kui need olukorrad teiste inimeste poolt tõusid meie vastu, siis ma reageerisin nii, nagu nemad käitusid minuga. Ma lasin selle need asjad endale sisse ja see röövis minult elu. Järjest vähemaks seda elu jäi ja ma tunnen, kuidas mind nagu kistakse alla. Amen. Mida ma nüüd saan teha? Ma avastan ennast, ma olen tee pealt kõrvale kaldunud. Alati on mul võimalik pöörduda tagasi. Tulla, pöörduda oma südamega Jumala poole tagasi ja öelda, issand, räägi, sest sinu sulane kuuleb. Ma kuulan nüüd, mida sa räägid. Ja ma loen seda raamatut, seal on palju kirjakohti, mis räägivad armastusest. Ja ma loen ja ma kuulan. Ja ma lasen sellel sõnal valgustada kogu aeg oma elu. Vaadata oma olukorrad üle, mida see sõna räägib nende olukordade kohta, mida ta ütleb minu jaoks, mida ma peaksin tegema, kuidas ma peaksin olema. Minu asi on võtta sõna vastu ja tead mis, Jumala sõnal on see meelevald ja see dünaamis, see vägi muuta mind seespoolt väljapoole. Muuta minu iseloomu, muuta minu käitumist, muuta minu suhtumist. Sa ütled, ma olen niivõrd kärsitu, ma lihtsalt pean kohe ütlema, aga sa võtad Jumala sõna vastu. Amen. See hakkab muutma sind. Paljud asjad meie elus, need, mida me tegelikult, need, mis meie ellu kõige rohkem valu põhjustavad, lähtuvad tegelikult paljudest hirmudest meie sees. Aga ma võtan Jumala sõna oma ellu vastu. Ma luban sellel teha tööd enda sees. Jumala armastusel puudutada minu südant. Amen. Ühte äkki ma märkan, ma ei ole enam samasugune inimene. Mismoodi, mida ma tegin?
ega mitte midagi eriti suurt ega palju. Ei võtnud ennast kokku, ei teada, ma nüüd saan hakkama, ma tulen siit august välja, vaid tegelikult ma lihtsalt võtsin vastu sõna. Ma lihtsalt istusin ja kuulasin. Me peame õppima samamoodi nagu Iisrael. Nemad komistasid. Kui ma hakkaksin siin lugema neid prohveteid, siis sa näed see põhjus, miks Iisrael komistas kogu aeg ja miks Jumal ei olnud nendega rahul. Oli sellepärast. Nad ei olnud ära õppinud. Nad palvetavad iga hommik ja õhtu. Juudi usklikud palvetavad seda šmaad. Aga nad ei olnud aru saanud. See, mida Jumal vajas, oli see, et tema rahvas kuulaks, mida Jumal ütleb. Nemad taandasid Jumala teenistuse lihtsalt religioossele tegevusele. Nad arvasid, et sellest piisab. Kui ma käin koguduses, maksan 10, loen piiblit, aga kuidas on minu elu? Ja tegelikult tõde on niimoodi, see, kes ma päriselt olen, on ju see, kus mitte keegi mind ei näe. Kas Jumala sõna on jõudnud ka sinna, et tuua valgus seal, kus mitte keegi mind ei näe? Amen. Minu mõtete, soovide tagatubadesse. Kas Jumala sõna valgus on jõudnud ka sinna? Kas mul on lubanud Jumalale puudutada oma elu? Amen. See kõik minu muutus minu elus algab sellest, et ma jään seisma ja ma kuulan. See algab kuulamisest. Uskliku elu algab kuulamisest. See, et ma kuulan. Ja see jääb kogu aeg niimoodi. See mitte lihtsalt ei alanud ja nüüd ei ole enam niimoodi, vaid see on kogu aeg. Amen. Kuule Iisrael. Jumal, issand, on sinu ainus Jumal. Kuule seda. Amen. Tänu Jeesusele. Et Jumal kutsub sind ja mind täna kuulama. Kuulama seda, mida ta on rääkinud. Kas on midagi, mida Jumal on sulle rääkinud kunagi? Kas on midagi, mis oled ära unustanud? Kas sul on märkmed, mida sa aeg-ajalt loed ja vaatad ja avastad, Jumal rääkis mulle seda. Kas midagi on juhtunud, kas midagi on muutunud minu elus lähtuvalt sellele, mida ta tookord mulle rääkis? Ma pöörun oma tähelepanu sellele, mida Jumal räägib. Ma hoian sellest kinni nagu kõige kallimast aartest. Amen. Jumala sõna ütleb meile õpetussõnades 4. peatükis, öeldakse niimoodi. Ma panen tähele Jumala sõna. Ma pöörun oma kõrvad tema kõnede poole. Ma ei kaota neid enesel silmist. Ma hoian neid oma südames. Nad on eluks minule. Nad on terviseks kogu minu ihule. Amen. Ma tean, et see sõna ei ole küll võib-olla sedasi, ei ole võib-olla kõige selline atraktiivsem, aga ma tean, et see on ääretult vajalik ja see on ääretult oluline. Ma usun, et Jumal on täna rääkimas sulle ja mulle seda, et me tuleksime tema lähedale sellega, et me tahame kuulda, mida tema räägib. Selleks, et me võiksime elada. Ja elada ainult selleks, et kuulda, mida tema räägib. Amen. Et Jumal ütleb sulle ja Jumal ütleb mulle. Kogudus, kuule issanda häält. Kuule, mida ma räägin. Jää vaikseks. Amen. Lase Jumala vaim tõstab sinu ees esile küsimused. Mõtiskle selle sõna üle. Las see saab osaks sinu elust. Näe ennast läbi selle sõna. Näe ennast selle sõna valgusel. Las see puudutab sinu elu. Las see valgustab sinu elu. Ja vaata, mida ma saan teha selle sõnaga, mida Jumal on mulle täna rääkinud. Kuidas Jumal tahab, et ma seda realiseeriks. Kuidas Jumal tahab, et ma seda praktikasse paneks. Amen. Sest sõna kuulmine on tähtsam. Kuulmine on tähtsam. Amen. Kui ohver, mida ma toon. Me oleme seadnud ohvrid esimesele kohale. Arvates sellest piisab. Aga Jumal ütleb, kuulmine on tähtsam. Kuulmine on tähtsam. Amen. Tead, mis religioosne vaim teeb?
religioosne vaim rõhutab välist, jättes südamed muutmata. Ta ütleb kõike, mida sa pead tegema, et olla tubli kristlane. Aga see ei muuda sinu südant. Aga kui sa jääd vaikseks ja kuuled, mida Jumal räägib, see muudab sinu südant. Ja siit algab see muutus. Amen. Minu hing saab puudutatud. Minu mõtted, minu tunded, minu kavatsused, minu plaanid, minu motiivid saavad puudutatud selle sõna poolt. Amen. Asjad minu elus, mis on vähem tähtsamad, lähevad tausta ja see, mis on oluline, tõuseb ülesse. Ja tõuseme koos ülesse. Isa taevas, aitäh sulle. Aitäh sulle, Issand, selle sõna eest. Aitäh sulle selle eest, mida sa teed meie eludes. Jumala, tegelikult sa kogu aeg oled tegutsemas meie eludes, ka siis, kui me ei märka. Nii nagu sa ütled oma sõnas, et mees istutab seemne, läheb magama ja tõuseb ülesse ja päevad ja ööd lähevad mööda ja see seeme tärkab ja seeme idaneb seal maapõues pimedas. Jumal, aga sa oled öelnud meile, et me peame seda hoidma enda sees. Sest seal on vaenlane, kes tahab seda ära varastada. Jumala sõna ütleb, et vaenlane tuleb kohe, kui sõna on külvatud. Jumala ütleb, sa pead hoidma seda enda sees. Sa pead hoidma seda kogu oma elu hinnaga, pidama seda kalliks, ümbritsema seda usuga enda sees. Hoidma seda enda sees, sest vaenlane tuleb, et seda varastada. Isa taevas, tänu sulle. Jumal, me täname sõnades, mida sa oled meie ellu rääkinud ja sõna ees, mida sa täna meie ellu räägid. Isa, aita meil seda kuulda. Võia meie kõrvad, Issand, tervenda meie kõrvad. Pane mu käed oma kõrvade peale. Jeesuse nimel. Halleluuja. Issand, tervenda, võia meie kõrvad, võia meie kõrvad. Las see kurtus läheb, las see mässumeelsus läheb, las see ise ja enese teadlikkus läheb. Halleluuja, ja Issand, võia meie kõrvad, kuulma seda, mida sina oled rääkimas. Issand, ja võia meie silmad, nägema seda, mida sa oled tegemas. Halleluuja, tänu sulle, Isa taevas, võide eest, salvi eest. Tervenda meie kõrvad, tervenda meie silmad. Täh sulle, Issand. Te, kes te elate vaimus, viimane mõte, te, kes te elate vaimus, Jumala sõna ütleb, mis? Te, kes te elate vaimus, Galaatia kiri, 5. peatükk. Te, kes te elate vaimus, käige vaimus. Ei piisa sellest, et sa oled kristlane. Jumala sõna ütleb, ela sellena, Kristuse järgijana. Tead, et selleks, et käia vaimus, mismoodi ma käin, kuhu ma lähen, kuhu ma pean jõudma, selleks pead kuulma vaimus ja nägema vaimus. See on eeldus selleks. Amen. Nii et, Jumala rahvas, kuule seda, mida Issand sinu Jumal sulle räägib. Ja hoia sellest kinni. Amen.